selleks esialgu, et sealt nüüd see pikk pall kohe sinna ettepoole tuleb. Hakanud ka hoiatama siin vaikselt, sest see tegelikult see seljatõuge oli ikkagi väga hea võimalus siin praegu Narval ja Narva on saanud ikkagi selle nii-öelda enda kätte selle. Eelkõige julgen oletada, et Santost ja Keerot seal otsitakse Santose peale ka ja ei suuna üldse kehvasti. No see oli väga hästi mängitud. Jussini pall läks Keero suunas, aga sealt transimehed hetkel lõpuks ikkagi suudavad selle palli võita. Velijev, pall ka hästi ja sealt on esimene olemas ka. Keerol ei ole palju vaja, olen seda trummi tagunud terve hooaja, et äkki oleks aeg hakata mehe pea peale riputama ja ei ole palju vaja, peaks olema täitsa esimene pealöök tema poole pealt täna ja läheb Velijev ka, näitab seal sõrmega, et ma ju ütlesin, et sealt tuleb. Ütleb väga hästi mängitud ja tegelikult siit korraks koostus ka mikrofoni, kuidas Nõmme Unitedi pingi pealt tuli, et too easy ehk et liiga lihtsalt ja tundubki, et ongi lihtne, kui sa tegelikult asjad teed hästi ära, et pall on jälle ideaalne ja kui vaadata seda Keero, kui üksi ta on, siis ega siin tulebki Nõmme Unitedi mängijatel vaadata ainult teineteisele otsa ja mõelda, et kes nüüd, kas oli see Osterbrink, kes jättis kaasa minemata või pidi seal keegi teine olema, et pahandus igal juhul nende jaoks. Aga ütleks, et pigem mängukäigule nagu vastav värav, et Püsti seal ka pikad mehed, eelkõige Palts ja miks mitte ka mõni muu nimi on seda palli valmis ründama, aga lõpuks õunapuu peale see pall kukkus ja siin nüüd mehed kukuvad kahte lehte, Vile vaikib, aga Murat Velijev jäeti siin meisterlikult suluseisu, saab küll selle rünnaku ära lahendada, paneb palli võrku, aga hetkel lipp jääb maha. No me saame vaadata neid kordusi, midagi küsitakse veel seal peatreeneri või peakohtuniku käest. Kas tundub, et räägitakse rohkem sellele nii-öelda eelnenud olukorrast, kas oli seal kuskil viga? Kohe näeme. Kordas paljastab, aga suluseisu paljastab ka kindlasti ja need asjad vaadatakse kiiresti. Aga mulle ja kas siis tõesti? Ütleme, selle nurga alt ma ütleks, et ei olnud, kui nüüd see, mida me ei näinud päris hästi, oli see söödu hetk. Aga kas kuskil veel mõni kaamera seda, kindlasti seal variruumis on, ma usun, mingid nurgad veel, et nüüd siit, nii, siin selgelt ei ole suluseisu, et siin, kõik on nagu ütleme nii, et kõik täpselt nii nagu olema peab, jah, et ütleme ainuke asi, mis siis oligi see, et tundub, et need poolt. Tas annab hea palli siis Aala suunas, Saharov tõrjub selle hästi, Järvelaid pall ka hästi, aga hea pall Järvelaiu suunas, pall ka hästi ka, Frolov saa pead vastu ja Begrasvili see oli praegu, kes oleks sealt pidanud ära lööma. Super variant. Kas lõpetab selle mängu? Kuidas? Enam rohkem risti seda panna ei oleks saanud, et mina läheks selle peale, et see on penalt. Eile kuulsin peale euromänge sellist lugu, et arvati, et see tänane kohtumine 4-5 võiks lõppeda, neid numbreid me ilmselt ei näe, aga penalti on tõesti tõsiasi. Selja tagant pole veel midagi pidanud noppima. On siis talle vastu panda. Frolov paneb keskele kindlalt ära ja meil läheb mänguks lõpuminutitel. 3 lisa me saime, aga selle 3-ga me täna kindlasti ei piirdu. Nüüd see 3 siit umbes algabki, et võib-olla veidikene peale. Oleneb muidugi, mis selle 3 minuti jooksul juhtub ka, aga ma arvan, et sellest hetkest, kui pall lahti mäng. Pekt oli vigane. Aga lõi keskele. Võib-olla Frolov ka otsustas ümber. Eks see peaks olema tegelikult ka tõsiasi, et mida pingelisem või tähtsam on see penalti. Seda palli nüüd. Ja läbi. Me läheme Reinaga kasti peale laskma, aga siin me näeme jubeldavat staffi ja Velijev, sinule saab kindlasti õnne soovida. Oled ise öelnud, et iga mäng nüüd on nagu finaal, et üks finaali võit jälle käes. Ja, täpselt. Ma arvan, et täna samuti sarnaselt eelnevale mängule suutsime iseloomu näidata ja see tõi meile täna võidu, ma arvan.
mis nii-öelda kõige suurema vahe siin tänases mängus tegi? Oli see lihtsalt see iseloomu näitamine, puhas võitlus, kuidas ise tunned selles osas? No ma arvan, et see on komplekt paljudest väikestest asjadest, mida me oleme nüüd harjutanud trennides uue peatreeneri käe all. Lõppude lõpuks see nullimäng läks ikkagi käte vahelt ära, kindlasti on kahju. Kuidas täna üleüldse selle kaitsemänguga rahule jääda? Suures pildis olite ju ikkagi agressiivsed ja head. No kui mängu lõpuks me oleme vastastest rohkem väravat löönud, siis võib öelda, et töö on tehtud. Aga kindlasti tuleb teha mingites kohtades vigade parandusi ja ma arvan, et me suudame ka järgnevates mängudes näidata, et oleme neid hästi parandanud. Naeratus näol siin võistkonnakaaslased aitavad selle igati kaasa. Keemia on hea peale uue peatreeneri tulekut. Kindlasti ma usun ja, et hetkel on nüüd, ma arvan, need kaks võitu, mis eelmine mäng ja see mäng, siis ma arvan, et annavad väga palju nii-öelda meeskonnale just motivatsiooni poole pealt. Ja. Nüüd siin tabeli mõttes järgmine või eesolev võistkond ei ole üldse enam kaugel, et sinna ka vaatate või lähme ikka sellega iga mäng on finaal mentaliteediga edasi? Ma arvan, et sama mentaliteediga jalad maas, tuleb tööd edasi teha ja ma arvan, et meie töö kannab vilja ka lõpuks. Aitäh sulle, Murad, ma lasen su võistkonna juurde, saad tähistada ja